Tere kõigile! Täna uurime, kuidas arvutada rööpkülliku pindala. Selleks ole hea, tee endale vihikusse üks rööpkülliku joonis. Ja teeme kõik natukene sarnase rööpkülliku. Teeme nii, et see alumine külg oleks siin 6 cm, üleval ka 6 cm. Ja need vaata siis, kuidas sinu rööpküllikul tulevad. Rööpkülliku pindala valemi tuletamiseks peame mõtlema, mis kujunditest rööpküllik koosneb. Kõige lihtsam on rööpküllik jaotada 2 kolmnurgaks diagonaali abil. Need 2 kolmnurka on võrdse suurusega, mõlemal kolmnurgal on olemas külg pikkusega A, mõlemal on olemas külg pikkusega B ja kolmas külg on neil ka võrdne, ehk meil on 2 võrdset kolmnurka. Nii, aga kuidas arvutati kolmnurga pindala? Selle me hiljuti kordasime üle. Kolmnurga pindala valem oli alus korda kõrgus. Nii et järgmiseks palun joonesta mõlemale kolmnurgale kõrgused. Kui sul on kõrgused joonestatud, tähistame kõrgused H-tähega ka. Nii, ja nüüd läheb juba pilt natuke selgemaks. Rööpkülliku pindala arvutamiseks tuleb siis arvutada ühe kolmnurga pindala alus korda kõrgus jagatud 2 ja teine samamoodi alus korda kõrgus jagatud 2. Nii et paneme selle siis kirja. Pindala võrdub alus korda kõrgus jagatud 2 ja teine samamoodi, sellepärast et rööpküllik on jaotatud meil hetkel 2 kolmnurgaks. Nii, ja proovime seda valemit nüüd natukene lihtsustada. Siin on tegemist 2 murruga ja murde sa oskad kokku liita. Murdude kokkuliitmiseks leiame ühise nimetaja, meil ongi juba ühine nimetaja ja liidame siis kokku lugejad. Lugejas on 2 korda alust ja kõrgust, need 2 kahte saame taandada ja jääbki alles ainult alus korda kõrgus. Ehk rööpkülliku pindala arvutamisel kasutame edaspidi valemit alus korda kõrgus. Edaspidi ülesandeid lahendades ei hakka me rööpküllikut enam kolmnurkadeks jaotama, vaid joonestame rööpküllikule lihtsalt kõrguse. Rööpkülliku kõrgus peab olema alustega risti ehk 90-kraadise nurga all, aga see kõrgus võib olla nii ühest rööpkülliku tipust alusele, see võib olla ka lihtsalt rööpkülliku aluste vahel täisnurga all või siis teisest tipust ülemise aluseni. Nii et kõrgust võid joonestada ükskõik kuhu, peaasi, et kõrgus oleks risti siis rööpkülliku paralleelsete külgedega. Ja leiame oma vihikus oleva rööpkülliku pindala. Alus sellel rööpkülliku siis üks külg on meil kõigil sama, 6 cm. Nüüd ole hea, mõõda ära oma rööpkülliku kõrgus. Minu rööpkülliku kõrgus on siin 4 cm ja paneme kokku selle tehteks 6 korda 4, 24 ruutsentimeetrit. Nüüd tuleb sul rööpkülliku pindala valem meelde jätta ja ma arvan, et sa saad ülesannetega hästi hakkama.